Seda teed oled sammunud ääretult palju, küll joostes, hüpates, keksides. See tee nii tihti su rõõmu on näinud. Sel teel on su saatjaks olnud ka tusk, kui kõikuma või kord eneseust. Selle tee oled sõbrale vand andnud, oled vihastanud ja andeks andnud. Seda teed oled käinud, kui vahtus on vaske. Seda teed oled sumanud pehmes lumes ja nüüd su koolitee lõppes ära. Kas tõesti ongi möödas 9 sügist ja kevadet? Kas tõesti on möödas eksamivalu? Kas tõesti olen see mina, kel peagi lõputunnistus on käes? Sõna lähti gümnaasiumi direktori Üllar Koksil. Tervitan kõiki, kes on saalis, kõiki neid, kes on laval ja siis kõiki neid, kes on üleval koridoris, sektooriumis. Tervitan ka neid, kes on mõtetega teiega. Mul on siin hea koht, ma saan vaadata nii saali kui lavale. Ja ma näen, et kõik, kes siin on täna väga rahul olevad. Kevade hakul tegid müügimehed sellise reklaami, kus loetleti üles põhikooli õpilaste kangelastegevused.
ma sain sellest oma mõttetera teie kõne jaoks ja räägiks siis teie kangelastega. Ma pean ütlema küll seda, et kahjuks on sedamoodi, et ma olen teiega vähe kokku puutunud, kuna ei ole teid õpetanud. Pigem olen kokku puutunud nendega, kes tegid kangelastegusid vähem kui teie ja ei ole täna õpetajate nimekirja arvanud. Aga sellegi poolest räägime just nimelt teie kangelastegudest. Räägitakse, et te olete pidanud mitu päeva kuulama koolikella. No meie koolikell õnneks heliseb suhteliselt mõnusalt, ei plärise, ei pane kogu ihu värisema. On teada, et üks põhikooli õpilane tassi pranitsat kusagil aasta jooksul üle 3 tonni. Nii et ma sellest saangi aru, miks osa teist on väga tugevad, võib-olla nemad tassisid rohkem. Te olete ära pidanud sööma 175 koolilõunat. Loodetavasti oli see teile meeldiv. Te olete pidanud ära õppima terve joru võrrandeid, mida võib-olla on olnud lihtne kasutada, aga mõnikord ka keeruline. Te olete pidanud õppima pähe 10 luuletusi. Te olete pidanud hästi palju vaikselt istuma. Ma arvan, et see on ehk kõige suurem kangelastegu, mida te olete pidanud tegema. Peale kangelastegude on teil kindlasti olnud selliseid asju, mida sellesse nimestusse ei panda ja mis on teie jaoks palju olulisemad. Aga räägime ka nendest kangelastegudest, mida teevad õpetajad. Nemad peavad andma iga päev vähemalt, kokku võib-olla 8 tundi. Mitte küll kõiki teile, aga koolis üldse. Nad peavad parandama igasuguseid töid, nii vigaseid kui vigadeta töid. Neid tabab tihti selline ülesanne, et nad peavad õpetamist taas jälle otsast alustama, sest ei ole selgeks saanud. Nad peavad kogu aeg olema lahked. Nad peavad kogu aeg naeratama. Paraku ei suuda ka õpetajad alati olla kangelased. Aga ma räägin ka vanemate kangelastegudest. Kuna ise lapsevanemana seda ka kogenud olen. Te peate olema äratuskellaks. Te peate olema autojuhiks. Te peate olema meelespeaks ja märkmikuks. Te peate olema nii kontrolliks kui audiitoriks, mõnikord ka advokaadiks, väga tihti lohutajaks, aga küllalt palju ka rahakotiks. Nii et need on teie kangelastegud. Kindlasti on neid veel. Eks me kõik taha olla kangelased. Aga suur osa sellest, mis ma ette lugesin, on tegelikult igapäevane argipäev. Ja kui me kõik need asjad kokku liidame, siis mõni asi muutubki kangelasteguks. Te teate ja olete ise kogenud, et õppimine on raske töö. Mõnikord võiks olla täiesti arusaamatu, et see üldse töö on. Aga töö on ka sellepärast, et seda tööd tehes te võitlete iseendaga. Võitlete iseenda nende omadustega, mis karjuvad selle töö tegemise vastu. Ja selleks, et saada see töö tehtud, peabki neid asju ületama. Ma õnnitlen teid sellel puhul, et te olete siia lavale jõudnud. Kõik see kokku on kindlasti kangelastegu. Igaüks teab oma kangelasteo suurust ise. Aga kangelasteod on nüüd teie jaoks minev. Praegu on olevik ja see on rahulolu hetk. Ma arvan, et te võite kõik olla endaga rahul. Ja ees ootab tulevik, mida me täpselt ei tea, milline ta on,
aga ma võin teile lubada, et ta on teil kindlasti kangelastekude rohke, sellepärast, et te hakkate taas rinda pistma iseendaga. Mis siis edasi saab? Seda teate teie ise kõige paremini. Minu meelest on vist piiblis öeldud niimoodi, et kerge on sellel, kes teab, mida ta tahab. Ja veel on öeldud, et kerge on sellel, kes usub seda, mida ta teeb. Ma soovin teile mõlemad, et te teaksite, mida te tahate ja et te usuksite seda, mida te teete. Sõltumata sellest, kas te jätkate siin, kuskil mujal, tuleb teil sügisest tõenäoliselt õpingud jätkata. Ja tulevad taas uued kangelasteod. Mõne jaoks on hoopis pikem koolitee, hoopis varane märkamine, hoopis uued nõuded, hoopis teistsugused ülesanded, kindlasti uued teadmised. Ja ma arvan, et võib-olla see on meeldiv, et tulevad uued suhted, uued inimesed. Enne seda on teil vaja hakkama saada kahe olulise väljakutsega. Kõigepealt, ma arvan, täna homme ülehomme on vaja lõpetamisega seotud pidustustest väärikalt läbi tulla. Ma pean siin silmas ennekõike neid pidustusi, mis toimuvad teil oma sõpradega koos. Ja peale seda on teil vaja ennast laadida, korralikult puhata, selleks, et olla valmis uuteks tegudeks. Ma õnnitlen teid, ma imetlen teid, väga paljusid noormehi ma nägin esimest korda ülikonnas, väga paljusid tütarlapsi ma nägin esimest korda leidis ja näete kõik suurepärased ja kenad välja. Õnnitlen teidki vanemad, ma arvan, et te võite olla uhked, te võite olla rahul, teie lapsed on need, kes täna saavad lõputunnistuse. Õnnitlen teid, õpetajad, algava suvevaheaja. Ja tänan ja õnnitlen ka kõiki sõpru ja neid, kes on tulnud kaasa elama, kindlasti ka teie jaoks suur hetk. Aga tihti on niiviisi, et kõned kipuvad pikale venima, ma siinkohal lõpetan ja on selline plaan täna, et me anname põhikooli lõputunnistused üle ja selleks on mul siia appi tarvis kooli korraldusjuhti Anneli Kumarit ja Tartu vallavanemat Aivar Soov. Õppenõukogu protokoll number 410 16. juuni 2015. Lähte-Ühisgümnaasiumi 9. klassi lõpetavad ja antakse põhikooli lõputunnistus järgmistele õpilastele. 9. A-klass Pärtel Hirm. Aine kiituskiri eesti keeles ja inglise keeles. Rasmus Kuht.
Mattias Kurs. Aine liituskiri eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses Ingrid Lehtsalu. Aine kiituskiri eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses Kaidi Liias. Lauri Parts. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja ühiskonnaõpetuses Ander Peikonen. Urmet Pungar. Karli Pärna. Ermo Rüütli. Ander Saabo. Marleen Sastok. Albert Saug.
Villers. Ja nüüd 9. B-klass. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Kaarel Eksik. Ainekiituskiri muusikas. Jaagup Jürgen. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Kätlin Kikerpill. Mari-Liis Koster. Anne-Mari Otto. Ainekiituskiri eesti keeles, kehalises kasvatuses ja ühiskonnaõpetuses. Sigrid Lehtme. Karolin Lood. Ainekiituskiri geograafias, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles. Krister Looga.
ainekiituskiri kehalises kasvatuses ja ühiskonnaõpetuses. Kevin Mihhailov. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Norman Mikk. Erik Martin Murde. Sigrid Nahk. Ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses. Gregor Nõlva. Ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses ja käsitöös. Evelin Sandre. August Tuuling. Steven Tõnne.
ja nüüd õnnitleme klassijuhatajaid. 9. A-klass, õpetaja Eveli Pedaja. Ja 9. B-klassi juhataja, õpetaja Germi Lokk. Järgnevalt saab sõna Tartu vallavanem Aivar Soom. Nii, tere kõigile, kes siin siis ühel pool, teisel pool ja kuskil maja peal laiali on. Kui koolidirektor ütles, et ta sai inspiratsiooni ühest kommertsreklaamist, siis mina oma kõnesse sain inspiratsiooni direktori kõnest. Direktor luges teile väga palju, mida te olete pidanud tegema, kui palju sööma, käima, kuulama. Aga meil aeg on ju. Et nüüd ma loeks teile ette, mida te elus kõik veel tegema peate. Ja hakkaks järjekorras. Kõigepealt te peate mind kuulama nüüd. Siis järgmisena tõenäoliselt te peate veel klassijuhatajaid kuulama. Siis te tõenäoliselt peate veel õpetajatele lilli kinkima. Siis tõenäoliselt peate siit ära minema. Siis vanemad tõenäoliselt peavad teile lilli kinkima. Siis tõenäoliselt vanemad peavad õhtul teile korraliku sellise õhtusöögi ette valmistama. Siis te peate kindlasti veel sõpradega välja minema. Õpetajad peavad kindlasti esmaspäeval puhkusele minema. Koolidirektor kindlasti peab valmistuma täna õhtul homseks gümnaasiumi lõpetamiseks. On teil aeg, jah? Nii, siis järgmisena te peate kindlasti puhkama suvel, aga kindlasti, mida te peate tegema enne puhkust, te peate kindlasti viima avaldused sisse siia koolikantseleisse, et te tahate jätta ka õpinguid. Ja kui te kindlasti siia kooli ei taha tulla, erandkorras võite selle avalduse viia kuhugi mujale, aga te peate seda tegema. Nii et teil on elus väga palju asju, mida te peate tegema. Aga teate, ühte asja te ei pea tegema. Ja teate, mis see on? Kes teab? Te ei pea mind enam rohkem kuulama. Kõik see veri, see virava, kõik see valu, see vägeva. Kõik need pisarad pöörased, see on karastus tulessa. Ei tule tarkus taplamata, ei tule vägi vaevadeta. Meri meelta heitamata, ei tee meesta kellestagi. Ei suuda väike kaista sinna paika, kus pilved paisutavad. Tuppa, kus tuuled need tormavad, kõledus kõgistab kõrgusta. Ei tule mõistus mõtlemata. Ei tule võitse võitlemata, õnn sõukusest uksest, elu tahtmata talesse. Ei saa hoida õnne peasse, rõõmu rinnas lõkatamas. Kui ei läbi tule lähe, läbi silmaväi soolase, kõik see veri, mis viravad, kõik see valu, see vägev, need pisarad pöörased, puude viivad meid õllu.
klassijuhatajal. Head lapsevanemad, õpetajad, külalised. Kõigepealt ma soovin teile kõigile palju õnne ja rõõmu tänasest päevast. Ma tänases sõnavõtus pöördun oma klassi poole. Minu kallis 9. B-klass. Mõelge hetk ja tehke minuga kaasa üks mõttehetk. Alustasime ühist teed, olles kõik väga noored veel. Teie 11-12 aastat vanad, mina 23 saamas. 5. klassis oli energiat meil palju. Talvel vanalinnas kelgutades meid lärm saatis palju. Siis oli meil Sauelt sõprusklass ning olles terve öö kuulnud lauset maga, ega ma ei sega, olime rongis tagasi sõites üks väga onine mass. 6. klass oli keerulisem. Emotsioonid siiruviirulised. Palusin teil leida enda ja teiste iseloomustamiseks head. Osa neist kirjutistest on täna mul teie jaoks kaasas, et te teaks. 7. klassis suhtlesite omavahel rohkem, kuid minu suust kuulsite mitmeid mureohkeid. Teid saatis pidev ebaõiglustunne. Veetsime selle teemaga tegeledes tunde. 8. tegite palju plaane, kuid reaalsuseks ei saanud alati need. Läksime aasta lõpus Alutaguse seiklusparki, õudust. Nüüd saan aga öelda uhkelt, et tänu teile ma kardan vähem kõrgust. 9. klassis mõistsin, et olete kasvanud suureks. Omapäi Stockholmis liiklemine polnud teile mingiks mureks. Sel aastal võitsite spordipäeval endale üllatuseks oma esimese kingli ja olite seda süües kui armsad inglid. Kallid õpetajad, te olete olnud sellel teel minu suurimad õpetajad. Selle eest ma ütlen teile suure aitäh. Ma soovin teile tuult tiibadesse ja valikuid, mis teevad teid õnnelikuks. Te olete mulle väga kallid. Ilus on olla selles imekaunis kohas ja hetkes koos 15 kena ja särasimuse noore. Pättel mängib tšellot, tunneb nooti, naeratused käivad kooti. Kõik ta olemust ei tea, teavad ainult sõbrad head. Kristi, vahel tume, vahel proovnud, kogu on olnud sadakond. Suudab ennast kätte võtta, teistelegi appi tõsta. Rasmus, õppimises kõrgem klass, oma asja ajaja, tulevikus teadusmees, isepäine tegija. Mattias, iseseisev itimees, kõikidega sõbralik, alati on abivalmis, jutt on väga asjalik. Ingrid, vaba vesi, sügav põhi, omaette muigaja, vaikne on, kuid kangust jätkub, loodame, et nii ka jätkub. Heidi, meie klassi laululind, nõnda meeles peame sind. Kord ta klassis luua julge, oled mitmes mõttes julge. Lauri, väga abivalmis mees, uksi ikka lahti teeb. Viisakus on temast palju, vahel viskab vahvaid nalju. Ander, suudab teha mustast valge. Palli korvi viskab kaulet. Pikkust vist, isegi liiga, varsti mängib meisterliigas. Murmet, muigab palju tähendavat, suhtleb sõpru ühendavat. Spordis paistab tulevikku, loodame, et jõuab tippu. Karli, pikaaegne klassivanem.
väga hoolas lugeja. Hobiks on tal mootorrattad, kahjuks mõned käima hakkab. Kermo vahel näitab tehnotaipu, kõlareita kooli veab. Diskoreksist tahab saada, muidu poiss on päris hea. Ande, meie klassi tantsulõvi, minu jutus on tal savi. Muidu poissi ei saa laita, teisi ikka hädas aitab. Marleen, klassi kõige vaiksem piiga, teistele ei tee ta liiga. Naeratus on aina suur, asjalik on tema meel. Albert, kui Arno isaga koolimajja jõudis, aga muidu muhe vend. Kui tal midagi öelda on, ribadeks võib naerda end. Ette, kunst ja tants on tema huvid üsna vaikne nagu tuvi. Tal on oma arvamus ja see ei ole saladus. Kallid õpetajad, Nagu ütlevad ka laulusõnad, olgu teil ilus olla, sest kole on ju möödas. Edu edaspidistes tegemistes. Kui vahele paljud asjad näisid tüütud, siis tundub nüüd, et aeg on tänada. Meist selles koolis inimest on püütud hoolida. Sõna on 9. klassidel. Lugupeetud direktor, armsad õpetajad ja külalised. Oleme täna siia kogunenud, et panna punkt meie ühisele 9. aastale. Selle aja sisse on mahtunud palju naeru, aga ka kurbust, pahandusi, maailma kõige maitsvamaid lõunasööke ning natuke õppimist, mille nimetasime küll viimasena, kuid mis on meid tegelikult täna kokku toonud. Kooliaastate jooksul on meil olnud 4 klassijuhatajad, kes on osasse kujundanud just need, kes me praegu oleme. Siinkohal täname meie algklasside õpetajat Hebe Laanemetsa ning praegust klassijuhatajat õpetaja Kerli Lokki. Ja meie täname oma poolt Sirje Lahtveed, kes küll kahjuks meiega täna siin viibida saa ning praegust klassijuhatajat Evel Vedajat. Meie pikal teekonnal siia saali olid meile toeks kõik toredad õpetajad, tänu kellele suudame peaaegu ilma sõrmi appi võtmata arvutada välja oma kestlase hinde ja teame, et aabitsus on ka muid tähti peale A. Meie saame teada, et maailm ei pöörle ümber meie, vaid hoopis ümber päikese. Kui kodus arvuti kõrval värsket õhku hinge möödad, siis paraline jooksuringid andsid meile nii vastupidavuse kui ka kokkupuute elava loodusega. Esimeses klassis õigekirjaga harjutades valatud pisarad asendasid varemates klassides ruudvõrrandite puhul paanikahoogudega. Oleme tänulikud oma vanematele ja peredele, kes suutsid e-kooli avades säilitada lõppematu kannatlikkuse ja toetasid meid kõigest hoolimata. Aitäh teile! On alles suvi, kuid harjumatu mõelda, et uut kooliaastat alustavad mõned meist uues koolis uute inimestega. Igaühest jääb maha siia trükike meist endist. Aluseks saanud koolimaja jääb veel pikaks ajaks meie südametesse kodukoolina. Aastate jooksul ei jõudnud tänast päeva ära oodata, kuid nüüd, kui see aeg on käes, tundub, et aeg möödus liiga kiiresti. Meil kõigil on väga hea meel, et me suutsime üksteist välja kannatada ning oleme selle kõigi juures tegelikult ka koos veedetud ajale väga õnnelikud. Koos suutsime korda saata mitmeid tegusid, millest mõned head, mõned halvad.
kuid kõik need jäävad meelde heade mälestustena, millele on tulevikus hea tagasi vaadata. Koos suutsime korda saata mitmeid tegusid. Me võtame lähtekoolist endaga kaasa ainult hea ja ma tänan teid kõiki, kes te olete selle pika teeksul meile toeks olnud. Aitäh!
kas jätkad siin või lähed kuhugi majale? Postkasse. Postkasse? No aga mingi seal hästi. Sõna vastavanemate esindajale Pirje Pärnale. Nii, armsad õpetajad. Meie lapsevanematena, et mäletame, kas te kõige esimest päeva, kui te seda palju liigite. Et väga muutunud. Ma usun, et ma oleksin olnud siis, Võlu ei oleksid saanud hetkeks näha seda päeva, mida ma olen täna. Ma oleksin tõenäoliselt väga üllatunud ja ma tunneksin mitte kedagi ära. Ja täpselt sama olukord on ka praegu, ma lähen koju ja võtan ette selle esimese klassi pildi, siis enamik enam ära ei tunne. Seal ma vajan juba teie abi. See on olnud üks pikk aeg, see 9 aastat. Väga palju on selle aja sees muutunud. Te olete saanud palju targemaks. See ei usu seda, aga see on tõde. Ma võin rääkida ühe loo, mis juhtus täna vahetult enne see aktusele tulekut. Meie pere pesamuna, kes sügisel alustab oma kooli ja sai teada, et me läheme aktusele, siis tema küsis, et kas batuut ka ikka tuuakse. Aga ma ütlesin, et ei, täna batuuti ei ole. Nii et te olete muutunud juba päris kõvasti. Ja see on teie võidupüha täna. See on teie võit rumaluse üle mõtleks. Te olete saanud ikka päris palju targemaks. Ja see on olnud ehk kõige raskem õppimine teie elus, sest nüüd te pidite õppima. Seda nõudsime meie teilt, emade ja isadena, seda nõudsid teilt teie õpetajad. Edasised
te saate minna õppimas seda, mida te tahate. Ja siis sunnite te juba iseennast. Aga seda võitu ei oleks olnud, kui teil ei oleks olnud väga head abiväge. Ja selleks abiväeks olid teile teie õpetajad. Ja mina lapsevanemana ja kõigi lapsevanemate nimel tahan teid tõesti südamest tänada. Ma olen iga päev selles majas siin ka ise ja ma näen seda tööd. Ma näen seda armastust ja ma näen seda pühendumist iga päev. Ja mul ei ole muud öelda teile kui aitäh. Aitäh kõigi lapsevanemate nimel. Aitäh kogu koolile, sest meie lastel on olnud siin väga hea olla. Meil on olnud siin soe, turvaline. Siin on kuulatud ära nende mured, nende rõõmud ja nad on saanud tegeleda väga erinevate huvialadega. Aitäh teile! siit saalist, käes lõputunnistus ja saatjaks teie soovid head. Kui meenutan veel hetki kooliajast, siis meenub hea, on ununenud vaev.
õnnitlemine toimub koolimajas 9. A teisel korrusel, 9. B kolmandal korrusel.